Tere! Täna me hakkame rääkima sellest, mis Eestis 19. sajandil ehk kitsamas mõttes uusajal toimus. Ja viimati, kui me Eesti teemadest rääkisime, siis oli 18. sajand ja veel sügav ja pime pärisorjus. Oli Balti erikord ja muud sellised asjad. Aga kuna Euroopas levisid samal ajal valgustusideed, siis need ideed jõudsid ka Baltikumi ja mõned baltisaksa haritlased, nagu näiteks Karl Lieb Merkel, olid ka hakanud pärisorjust kritiseerima. Ja nad leidsid, et inimeste pärisorjuses hoidmine ei ole kooskõlas ei kristlike väärtustega ega ka põhimõttega, et kõik inimesed on loomult võrdsed. Ehk siis, et see ei ole moraalne. Ja nad tahtsid, et talupoegade olukorda parandataks ja et nad vabastataks pärisorjusest. Esialgu enamik aadlikke olid nagu, et mingid kirjanikud kirjutavad mingit saasta, kes see ikka viitsib neid lugeda. Aga siis tuli Prantsuse revolutsioon ja aadlikud ja Vene valitsejad olid kõik nagu, et see talupoegade piinamine pole üldse mingi nalja asi. Et kurat, nad võivad vastu hakata ju. Ja siis tuli Napoleon ja igal pool Euroopas hakati pärisorjust kaotama ja kehtestati kodanike võrdsus seaduse ees ja igasugu asjad. Ja siis Napoleon tungis veel Venemaale ja siis aadlikud ja Vene valitsejad olid eriti Aga siis Napoleon kaotas ja läks oma saarele ära häbenema ja kõik olid nagu, et Aga Vene keiser Aleksander I oli enam-vähem normaalne ja ta sai aru, et et me võitsime Napoleoni, aga tegelikult see ei lahendanud meie probleeme. Ja ta hakkas veelgi aktiivsemalt nõudma reforme oma riigis. Aga tema ja kõik see kamp olid muidugi täielikult konservatiivid, sest mõttes, et nende meelest pidi tegema muudatusi hästi aeglaselt. Et muidu on nii, et kui talupojad saaksid niimoodi järsku vabaks, siis nad läheksid lihtsalt lolliks oma vabadusest. Et me oleme nüüd vabad, me võime teha, mis me tahame, mis me teeme, läheme tapame mõned mõisnikud ära. Ma ei tea, kas see tegelikult oleks nii olnud, aga aadlikud ilmselt kujutasid seda umbes nii ette. Aga lisaks sellele, et pärisorjust ei peetud moraalselt õigeks ja arvati, et see ohustab riigi stabiilsust, siis oli ka veel majanduslikke põhjuseid, miks pärisorjust taheti ära kaotada või vähemalt talupoegade olukorda leevendada. Ja peamiselt oli siis see, et talupojal ei olnud nagu mingit huvi tööd teha, kui ta ei tee seda enda jaoks, vaid talt võetakse niikuinii kõik ära. Ehk siis talupoeg oli umbes, et aga mis mõttega ma üldse pingutan, et ma parem üritan igatepidi viilida. Ja eestlastel tekkis selle kohta isegi väljend, mõisaköis, las lohiseb. Ehk et kui ma teen mõisale mingit tööd, siis ma teen seda ükskõikselt ainult sellepärast, et mitte peksa saada. Ja kui ma kasutan näiteks mõisale kuuluvaid vahendeid, näiteks mõisniku köit, siis ma ei hoolitse selle eest, et see kaua kestaks või midagi, et kui ta lohiseb vastu maad ja ma selle köie katki teen, siis suva, et see on mõisniku köis. Ühesõnaga, aadlikud said ise ka aru, et aga ma saaks ise rikkamaks, kui talupoegade elu paremaks läheks. Sest siis nad teeksid suurema rõõmuga tööd ja siis ma saaks ka suuremat tulu. Ühesõnaga, pärisorjus taheti tegelikult kaotada nii moraalsetel kui majanduslikel põhjustel. Ja nüüd hakkas tulema järjest igasugu seadusi, millega talurahva olukorda üritati parandada, ehk talurahva seadusi. Tegelikult esimene olulisem reform oli toimunud juba 1765. aastal, kui Liivimaa kindralkuberner George Brown avaldas niinimetatud positiivsed määrused. Ja see tähendas, et Liivimaa talupojad võisid omada vallasvara. Ehk siis kõik liigutatav vara, nende mööbel ja hobused ja nii edasi, need kuulusid nüüd talupoegadele. Umbes, et mu kamm on nüüd minu oma, ma olen nii õnnelik. Aga põllumaa ja talumaja kuulusid ikka mõisnikule. Lisaks ei tohtinud mõisnik enam koormiseid päris lambist suurendada, vaid ainult siis, kui talu oli näiteks maad juurde saanud. Ja siis piirati ka kodukari õigust. Kodukari õigus tähendab mõisniku õigust talupoega peksmisega karistada. Ja nende 1765. aasta positiivsete määrustega pandi paika, et ärge rohkem kui 30 hoopi vitsa andke, eks ole, et 30 võiks piisata. Need olid siis Browni positiivsed määrused. Täiega positiivne, eks ole. Täiega positiivne. Siis vahepeal aastatel 1802 ja 1804 oli veel paar talurahva seadust, millest ei ole mõtet pikemalt rääkida. Põhimõtteliselt nii Eestimaal kui Liivimaal läks talupoegade olukord jälle nagu veits paremaks, aga põhimõtteliselt nad olid ikka veel päris orjad. Ja mitte keegi polnud olukorraga rahul. Aadlikud olid nagu, et mis mõttes me ei või lambist määrata koormiseid? Mis mõttes? Ja talupojad olid nagu, et muidu, et kaua veel läheb selle vabaks saamise asjaga aega, et ma nagu ootan siin. Ja Vene keskvõim oli nagu, et miks nad kõik vinguvad, me püüame ju head teha. Aga varsti oli selge, et sellest kõigest ei piisa, et on vaja pärisorjus kui selline ära kaotada.
Ja tsaar Aleksander mõtles, et kurat, et Venemaal ma ei julge seda teha, et mine tea, mis juhtub. Ja Venemaal kaotati pärisorjus alles 1861, pool sajandit hiljem kui meil. Aga siis Aleksander oli umbes, et oota, meil on ju Balti provintsid ka, et teeme seal väikese eksperimendi. Ühesõnaga, Eestimaa kubermangus siis anti 1816. aastal välja uus talurahva seadus, millega talurahvas vabastati pärisorjusest. Ja kõik olid nagu, et halleluuja, lõpuks ometi, jess, vabadus. Ainult, et tegelikult ei olnud nii. Et talupojad läksid umbes kirikusse, kirikuõpetaja ütles, et te olete nüüd vabad. Ja siis kõik olid nagu, et ossa, jee. Ja siis kirikuõpetaja ütles, et tähendab, te ei saa nüüd päris nii vabaks kui normaalsed inimesed. Et te ei või niisama heast peast kuhugi minna või mingit teist ametit proovida, sest kes siis põlduhariks, eks ole? Et palju õnne või midagi. Ühesõnaga, talupojad said küll nagu teoreetiliselt vabaks, aga see maa, mida nad harisid, jäi ikka mõisniku omandiks. Nad pidid ikka teotööd tegema ja nad ei saanud vabalt liikuda. Kõva vabadus, ma ütleks. 1819. aastal said Liivimaa talupojad samamoodi pärisorjusest vabaks. Mõnes mõttes võib isegi öelda, et talupoegade olukord läks ajutiselt veel hullemaks, kui see enne oli olnud. Vahepeal olid ikkagi koormised kindlaks määratud, aga nüüd läksid need jälle vabaks. Ja kuna maa jäi mõisniku kätte, siis talupoeg pidi oma talu tema käest rentima, et seal edasi elada. Ja mõisnik võis põhimõtteliselt ükskõik kui kõrget renti küsida ja tihti maksti seda teotöös. Ehk siis talupoja jaoks ei muutunud nüüd tegelikult üli palju. Lihtsalt koormiseid nimetati nüüd rendiks. Okei, talupoega ei saanud enam osta, müüa, vahetada ja pantida. Okei, ta oli vaba inimene, eks ole. Asi seegi, on ju. Aga selline natuke toredam seik oli selle pärisorjuse kaotamise juures ka. Et eestlased said endale perekonna nimed. Jee! Ehk siis enne olid eestlastel olnud ainult eesnimed ja siis neid tunti umbes talu järgi. Et ma ei tea, Laheotsa Jaan või midagi sellist. Aga nüüd, kuna eestlased olid vabad inimesed, siis pidi neile perekonna nime ka panema ja siis mõisnikud panid neile perekonna nimed. Näiteks Jaan Laheots või Jaan Peterson või umbes niimoodi. Ja eestlased olid umbes, et jess, et saime endale perekonna nimed. Tore! Ilgelt õnnelik olen praegu, tunnen end nii vabana. Ja nende talurahva seadustega kaasnes aeg-ajalt ka seda, et keegi ei vaevunud talupoegadele isegi korralikult lahti seletama, mis nendes seadustes kirjas oli. Ja talupojad ei uskunud aadlikke ka, et nad arvasid, et need niikuinii valetavad. Ja siis korduvalt juhtus seda, et talupojad arvasid, et nüüd me ei pea enam mõisale koormiseid maksma. Aga siis aadlikud olid, et peate küll. Ja siis talupojad oli umbes, et käige kuradile. Ja siis puhkesid talurahva rahutused. Ja siis aadlikud olid, et ja kutsusid sõjaväe kohale ja siis talupojad said peksa. Nii juhtus näiteks 1858. aastal Mahtra mõisa juures, seda nimetatakse Mahtra sõjaks. Sõda on võib-olla nagu väike liialdus, pigem nagu siuke suur kaklus, et seal sai surma üks sõdur ja 7 talupoega. Aga lõpuks hakkas tunneli lõpust paistma valgus. 1849. aastal said Liivimaa talupojad reaalselt õiguse talusid päriseks osta. Ehk siis see tähendas, et kui talupoeg tegi räigelt palju tööd, kogus raha või võttis laenu ja võib-olla töötas end surnuks ja siis näiteks tema poeg sai talu päris enda omaks, nagu päriselt. Ostis selle mõisnikult välja. Ehk siis see tähendas, et ta ei pidanud enam mõisnikule midagi maksma, isegi renti mitte. Kõik, mis talupoeg oma tööga teenis, jäi talle endale. Ja see oli nagu selline tõeline moment. Aga samas see kõik oli nii aega nõudev ja tüütu, et osa talupoegi olid lihtsalt nii meeleheitel umbes, et ma ei jaksa enam oodata. Ja siis nad hakkasid igasugu imelikke asju tegema. 10 000 eestlased läksid õige usku, kuna nad arvasid, et siis keiser annab neile tasuta maad. Ei andnud. Tüng. Aga selle tõttu tekkis Eestis suur hulk eestikeelseid õigeusklikke inimesi. Ja siis osa tüüpe hakkas näiteks Venemaale välja rändama, et seal maad saada. Ja veel tänapäevalgi on Krimmis ja Abhaasias ja Siberis eestlaste külasid, kuigi tänapäevaks on neid suhteliselt vähe seal alles jäänud. Ja siis kõige imelikum asi oli prohvet Maltsveti liikumine. Oli selline vend, keda hüüti prohvet Maltsvetiks ja keegi ütles, et prohvet Maltsvet on Jumala poolt saadetud eestlasi päästma ja viima tõotatud maale. Ja siis eestlased olid, et Jumal tänatud, halleluuja. Ja siis tekkis neil mingi sekt ja siis nad läksid Lasnamäe nõlvale ja olid umbes, et tulnukad, tulge päästke meid. Okei, nad ei oodanud tulnukaid, vaid valget laeva, mis viiks nad tõotatud maale.
Aga noh, mis te arvate, kas see laev tuli? Ei, lõpuks politsei ajas nad lihtsalt laiali. Veits piinlik. Nii, ja siis 1860. aastatel tuli veel 3 seadust, millega eestlastest talupojad said juba enam-vähem normaalseteks, vabadeks inimesteks. Esiteks, talurahvas sai liikumisvabaduse, ehk nad said minna linnadesse tööle ja maalt tuttu tõmmata. Teiseks kaotati kodukari õigus, ehk aadlikud ei tohtinud enam talupoegi peksta. Yes. Ja siis kolmandaks, 1866. aastal anti välja uus vallaseadus. Nii, ja nüüd saame rääkida sellisest olulisest asjast nagu vallad ja vallakohtud. Päris orjuse ajal oli olnud süsteem see, et mõisnik mõistab talupoegade üle kohut. Ja see oli üks osa mõisniku võimust. Aga siis juba 1802. aastal Eestimaal ja 1804. aastal Liivimaal loodi valla- ja kihelkonna kohtud. Mis see tähendas? Vald oli see ala mõisa territooriumist, kus toimetasid talupojad. Ja vallakohtud olid siis selleks, et talupoegade omavahelisi tüliküsimusi lahendada. Et noh, kui sinu sead olid käinud teise talu rukki põldu hävitamas, siis mis karistus sellele peaks tulema ja nii edasi. Mõisnikud ise ei viitsinud sellega nüüd tegeleda. Ja esialgu olid need vallakohtud ka mõisniku käpa all, sest tema pidi nimetama või vähemalt kinnitama selle vallakohtuniku. Aga need kohtunikud ja ametnikud olid ise ikkagi talupojad. Nii et see oli ikkagi koht, kus talupojad said esimest korda mingeid oma asju ise otsustada ja korraldada. Vallakohtunike ülesandeks jäi ka üldine talurahva igapäevaelu korraldamine. Nad olid veits nagu klassi vanemad. Mõisnik oli umbes, et kuulge talupojad, et teil pole ammu mingit pidu olnud, et tehke nüüd üks klassi õhtu. Ja vallakohtunik korraldab. Okei, nad ei korraldanud klassi õhtuid, vaid näiteks vallakoolide rajamist, mis oli päris oluline asi. Ja nüüd 1866. aasta vallaseadusega tehti vallast põhimõtteliselt nagu talurahva omavalitsus. Ja see vabastati mõisniku eeskoste alt, ehk siis mõisnik ei saanud enam öelda, keda vallakohtunikuks määrata või mida teha. Ja loodi ka vallavolikogu ja vallavanema ametikoht ja hakati valima endale esindajaid umbes nagu demokraatlikus riigis. Ja valdadel oli ka oma eelarve, ehk siis palju igavaid asju, aga tegelikult need on olulised, sest talupojad said otsustusõigust juurde. Ja see aitas kaasa sellele, et kui hiljem tekkis Eesti riik, siis oli olemas inimesi, kes oskasid üldse kuidagi asju ajada ja organiseerida. Muidu oleks meil 1918. aastal olnud umbes, et Eesti Vabariik! Aga siis oleks olnud, et kas keegi teab, mis asi seadus on, sellist asja meil õnneks ei olnud. Ja just tänu 1866. aasta vallaseadusele. Vot, jõudsime peaaegu läbi selle teemaga. Aga miks me sellest kõigest üldse räägime? No olgu, saime teada, et eestlased vabastati päris orjusest ja tänu sellele on meil oma riik, aga ikkagi mis me selle teadmisega tänapäeval peale hakkame? Minu meelest selle loo õpetussõnad on selles, et igasugune õiguste eest ja ebaõigluse vastu võitlemine on ajaloos käinud ja käib ka tänapäeval üsna samamoodi. Kui ühiskond on mõne ühiskonnagrupi vastu ebaõiglane, nagu meie näites pärisorjadest talupojad, siis neil ei ole tihti üldse võimalik enda eest seista. Neid ei kuulata või kui nad kobisevad, siis neid kiusatakse lihtsalt taga või surutakse jõuga maha. Ja kuidas sel juhul võiks üldse see ebaõiglane olukord kunagi lõppeda? Tavaliselt on vaja ühelt poolt neid, kes tutvustavad ja levitavad ühiskonnas seda ideed, et see, mis toimub, on ebaõiglane. Ja meie näites olid selleks Balti-Saksa valgustajad, näiteks Karl Merkel. Aga teisalt, nemad oleksidki võinud jääda heietama, et oi, kui inetu lugu see pärisorjus on. Samamoodi on vaja, et ebaõigluse lõpetamine oleks kellegi huvides. Sest ideed on ilusad ja toredad, aga omakasu paneb inimesi kiiremini liigutama. Näiteks Vene keisril ja valitsusel oli vaja pärisorjust kaotada, sest see andis neile võimaluse välismaal näidata, et Venemaa on normaalne ja kaasaegne riik. Ja samas oli neil ka vaja riigi põllumajandust tõhusamaks muuta, et riik muutuks jõukamaks ja samas ka sõjaliselt võimekamaks. Ja aadlikud said ka lõpuks aru, et nende enda sissetulekud oleksid suuremad, kui talupojad oleksid vabad. Ja kui ideed ja omakasu saavad kokku, siis ongi võimalik, et ebaõiglus lõpeb. Olgu, aga aitab targutamisest kokkuvõte. Esiteks, 18. sajandi lõpus hakkasid Balti-Saksa valgustajad propageerima talurahva olukorra parandamist ja pärisorjuse kaotamist. Teiseks, reformid võeti eriti käsile 19. sajandi alguses. Ja neid tõukasid tagant Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni sõjad, aga ka see, et pärisorjust ei peetud moraalseks ega ka majanduslikult kasulikuks. Kolmandaks, talupoegade olukorda parandati järk-järgult reformide kaudu. Eestimaa kubermangus kaotati pärisorjust 1816. aastal ja Liivimaa kubermangus 1819. aastal.
Kuid talupojad vabastati ilma maata, mistõttu nende olukord väga palju ei paranenud. Neljandaks, tegelik vabadus saabus 19. sajandi keskpaigas tehtud reformide tulemusel. Kui talupojad hakkasid talusid päriseks ostma, said liikumisvabaduse ning kaotati kodukari õigus. Viiendaks, oluline oli ka see, et valla kogukondadele anti järk-järgult õigusi juurde, mille tulemusel talupojad said enda asju ise otsustada. Selle käigus omandati asjaajamis- ja organiseerimisoskusi, mis olid hiljem vajalikud Eesti riigi loomisel. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle!